ma ei tea, kui kaua sa rase oled, aga noh, sellel lapsel on miski, mis teeb temast siis selle inimese, kes on ju välja tuleb, on ju. Et kust ta tuli sinna kõhtu? Et ma ei küsi siis, et mis juhtub pärast surma, ma küsin põhimõtteliselt. No sa küsid isegi võib-olla raskema küsimuse, et kui sa küsiksid, mis juhtub pärast surma, sa oleks võib-olla lihtsam vastata kui see, et kus laps kõhtu tuli. Et no ses mõttes ma pean ennast selles osas kahe alaga maa peal olevaks, et noh, kõik need asjad, mis sa ka loetlesid, on minu jaoks hästi loogilised. Et ja millest ma ka kirjutan nendes lugudes, ma kirjutan läbi loogika ja läbi seost ja läbi filosoofia. Et noh, samamoodi me korraks enne rääkisime tulnukatest, et kui sa küsiksid, kas ma usun, et tulnukad on olemas, siis ma ütleksin sulle ka läbi loogika, et noh, loogika ütleb, et nad peaksid olema ja arvestades seda, kui tohutult lai ja lõputu on universum, et see oleks päris naiivne mõelda, et me oleme ainukesed mingid elusolendid kogu selles tohutus mastaabis. Aga ma ei hakka sulle rääkima, et jaa, et need on, sest ma lugesin nii palju raamatuid ja teised inimesed on kokku puutunud, seega jah, nad on olemas, et ma vastan sulle läbi loogika, et peaksid olema. Ja kui sa küsid, et kust laps sai kõhtu, siis ma selle jaoks ma peaksin ka loogiliselt nagu läbi käima selle küsimuse, et kust ta siis saab alguse. Kui sa ausalt ma ütlen praegu, ma ei tea, päris tõsiselt, et ma ei tea, et ma ei hakka sulle siin rääkima mingi spermatosoidi ja munaraku kohtumist, on ju, et noh, et see oleks nagu liiga lihtne vastus. Et ja seda me ei mõtlegi otseselt, et selle kohta, ma ei mäleta, kas see võibki olla mingisuguse, kas hästi targa mehe või hästi mingi targa lapse ütlusega seotud, et kui kelle käest küsiti, et kuhu sa lähed, kui sa ära sured, ja siis vastus oli see, et no sinna, kust ma tulin enne, kui ma sündisin. Et põhimõtteliselt see sama koht on ju. Ja see on see, mida ma ka usun ja mille kohta mul tegelikult päris nagu loogilist vastust sulle tegelikult ei olegi, et miks ma usun nagu näiteks järgmist elu või eelmiseid elusid, siis selle koha pealt ma tõesti ei saa sulle anda mingit loogilist vastust peale selle, et see on mingi sügavam sisetunne ja teadmine. Et ja samas, aga ma saan sulle öelda, et ma näiteks suhtlen lapse hingega ja selle kohta mul ka sulle võib-olla mingi loogilisem seletus, mis minu jaoks seda ära tõestab. Jah. No esoteerika hästi algses tõlkes, ma ei tea, mis iganes keeles see tuleb, on ju. See tähendabki salajasi teadmisi. Ehk siis teadmine on minu jaoks üsna loogiline asi, kui sa midagi tead, on ju. Aga mis selle siis teadmiseks teeb, ongi, et see, kas sa näed nagu paberil, et 2 + 2 on 4, või siis ongi sellised teadmised, mille sina räägid, et sa lihtsalt tead seda, et sul on nagu hästi keeruline midagi seletada või paberile kirja panna seda. Ja samas ma ikkagi ütleks sulle, et ma tean, ma saan sulle ainult öelda seda, et ma tunnen, mis tähendab seda, et ma olen alati valmis muutuma ja oma seda arusaama ja maailma nägemust ka kõigutama ühele või teisele poole. Et minu jaoks see ütlemine, et ma tean, on natukene liiga lõplik, mis tähendab seda, et sa nagu kaotad ära selle potentsiaali siis edasi areneda. Et meile hirmsasti kõigile meeldib tegelikult kuulutada, et me teame ja tulla rääkida mingist oma teooriast, et see nii ongi. Minu teooria omakord on see, et kogu aeg kõiges kõhelda. Et isegi kui ma midagi arvan või välja ütlen, siis samal ajal on minus kõhklus, mis vaatab sellele, mis on selle argumendi hoopis täiesti vastas. Et ma kaalun läbi ka selle teise versiooni. Et kui ma sulle ütlen, ma suhtlen oma lapse hingega, ma kasutan selleks hüpnagoogilist seisundit, mis on siis see uneline seisund, kus sa oled peaaegu ärkvel, peaaegu magamas. Ja et ma kuulen nagu vastuseid talt ja siis, kui sa küsid mult, aga äkki sa mõtled lihtsalt oma peas neid vastuseid välja, siis ma ütlen sulle, et täitsa võimalik. Täiesti võimalik. Et ma ei kao ära nendesse illusioonidesse, et see, mida ma tajun või kuidas ma mõtlen või kuidas ma maailma näen, et see ongi see.
tõde ja siis ma kuulutan seda tohutult rinnale tagudes, et miks ma enam ei propageeri seda, et valge suhkruta magustoit tuleb kindlasti süüa, suhkrut vältida, on see, et aga miks mitte? Ja valge suhkur on teaduslikke uuringuid, et on sõltuvust tekitav ja kahjulik ja ka mis vahet see on? Mulle maitseb šokolaadikook. Ja, täpselt. No. Et siis hakkad minema veel kaugemalt, et äkki ma teen rohkem kahju sellega, kui ma tohutus stressis, sest ma kogu aeg jälgin seda, et ma kuskil ei eksiks ja ma alati elaksin nagu tohutut õiget elu. Selle asemel siis koogitükk ära süüa lihtsalt. Eesti esu.